Alustasime järgmise projektiga, mille nimeks on, mis me talle nimeks paneme? Ei tea, aga mida me siis teeme? On siin, teeme draakonit. See siin on väike siuke makett, siin on veel üks siuke 3D prinditud versioon sellest. No, ta ei tule päris samasugune, sest me ei tee siia alla seda palli. Aga Hiina uue aasta draakon siis. Ja alustasime algusest. Ehk siis metalli painutamisest. Et Kristjanil on see juba käpas eelmistest kordadest. Et kui tegime jänest, sai... Kuidas on? Kas on tunnet praegu seda valu juba kätes või? Ei tunne. Ei tunne, aga noh. Ühesõnaga, et Kristjan, või noh, lühidalt, et Kristjan praegu paneb siia selle põhja, mille peale draakon tulema. Et siin on, joonistasime siia peale. Siin on küll mitu joont, aga me teame, milline õige on, et siia ta läheb. Ja siis selle peale hakkab draakon tulema. Ja näitan ka, et sellises stiilis siis põhimõtteliselt see on niisugune proovitükk, et soomused tulevad ja siis paneme kivi. Seekord meil on paar kuud aega, alustasime varem, et oleks mõnusam teha. Draakon on oluliselt keerulisem nagu jäne. Jah. Et jõuaks valmis ikka. Jah. Et ei peaks õhtuti ja öösiti tegema tööd. Niikuinii peab. Jah. Tõsi. Niikuinii peab. Alati peab. Kuidas siis käib draakoni soomuste tegemine? Esimeseks võtsin need metalltraadid, märkisin ära vajaliku pikkuse. Siin terves selles pikkuses ja nüüd siis lõikan nad ära ja siis läheb painutamiseks. Painutamise ajaks on selline tööriist olemas. Näitan seda ka pärast poole. Järgmine samm, painutamine. Siin on meil tehtud selle jaoks selline tool. Keeruline hoida kaamerat ja samal ajal seda painutada, aga põhimõtteliselt käib see siia vahele ja siis sellega ma tõmban, panen korda täpsemalt selle siia. See olema siin 10 sentimeetrist natukene edasi ja siis niimoodi lükates paindub see skeil ära ja on selline esimene vorm skeilist, mida siis tuleb natukene veel käsitsi kokku poole painutada, aga põhimõtteliselt need kõik tükid teen sellega ära. Kui need skeilide tükid on valmis, siis järgmiseks tuleb need viia Kristjanile. Palun, Kristjan. Aitäh! Mis ma oskan öelda? Hiina tehasest väljus just hunnik neid metallist vidinaid. Jah. Tegelikult mul ongi neid kõiki siia vaja. Vist on küll. Kell ei ole veel liiga. Ma panin siia. Kuidas sul läheb siin siis? Mis teed? No näed. Metallist teen seda kuju. Metallikunstnik. Ja kuidas sa seda siis teed täpsemalt? No vaatan silma ja kätega. Silmaga vaatan ja kätega teen. No.
ma siin alguses tegin traadist sellise enam-vähem mingisuguse asja, et tegelikult alustame veel algusest peale. See on juba siin mainitud, et me võtsime küll selle selliseks inspiratsiooniks, aga siis siin on Eeva ja Kertu tehtud nagu need plasteliinist versioonid ja siis erinevad ja siis... Üks ilusam kui teine. Jah, aga noh, see ei olegi oluline, see on lihtsalt see vorm nagu ja siis mina vaatan kõike seda ja siis võtan selle traadi ja siis üritan midagi nagu teha sellest karust. No ja siin ongi praegu siis see peaks nüüd olema siis nii, vaatame, kus meil siin on siis. See on nüüd, see osa on siin, seda osa peale. See pealmine osa on see siis. Et noh, kõige keerulisem siin praegu on ikkagi see, et anda talle sellist nagu kuju, et ta justkui nagu väänleks. Või noh, ma ei tea, see kõige keerulisem on, aga mõte on see, et anda sellist kuju, et ta justkui, et ta vahepeal on nagu siin all, tuleb nagu suuremaks, ta jälle keerab siis sisse nagu väiksemaks. Aga kas tundub lihtne või pigem raske? Ma ei tea, kui jänesega võrrelda, siis no, siin on omad väljakutsed, aga ma arvan, et see keha tegemine on võib-olla isegi lihtsam, aga ma arvan jälle väiksed detailid, kõik pea ja kõik see on jälle keerulisem. Aga noh, see on kindlasti kõvast suurem kui jänes. Et noh, siit kõik läheb veel üles ja siis keerab alla ja siis läheb niimoodi. Noh, aga näha. Nädalate möödudes on mõnest tükist saanud väga paljud tükid ja draakon on võtnud juba vormi. Ja noh, kuidas siis ehitamine läinud on? Raskelt. Raskelt? Mis on raske? Näeb ju välja nagu lihtne. Okei, tegelikult ei näe. No ütleme, et ikka üsna tüütu on neid traaditükkisi ja üksteise kõrvale niimoodi kogu aeg sättida ja lõigata ja ehitada, et see mingi kuju kokku normaalne kuju. Ja, no võib öelda, et paras tüütus on olnud ka neid tükke mul välja lõigata, et neid on siin tuhandeid ilmselt. Pärast arutame lõpuks kokku, et kui palju neid siis on. Ja praegu on siis viimane see saba tüki ehitamine ja siis tulevad veel mis asjad? Draakoni külge on käpad. Jah, käpad, käed. Pea ja hari. Hari ka. Ja. Et järgmisena teeme harja ja siis käed ja siis pea. Sisse on vaja ehitada raam. Ja siia alla on vaja ehitada raam. Jah. Ikka nii, et tegemist jagub. Ja aega on aega. Aega. Ja siis sinna lähevad veel kivid ja siis sinna läheb veel valgustus ja et... Tänase seisuga me oleme kõik kokku teinud mingi, ma panen umbes 230 tundi seda. Et päris palju tööd on olnud. Et nagu oluliselt rohkem kui alguses arvasime. No aga kas võib öelda, et lõpp paistab või? Veel ei paista. Veel ei paista, jah, et tegemist on veel küll, aga minul nüüd küll enamasti on selles osas nende soomuste tegemine lõpusirgele jõudnud. Võib-olla mõned üksikud on veel teha. Et siis ma pigem olen nagu sellise... Teed nalja siin? Kõvasti teen nalja kogu aeg. Aga võib-olla see nipet-näpet saan veel aidata ikkagi, et äkki... Ja, no meil on täiesti välja mõtlema, et kuidas me need käpad ja pea teeme. Et nagu mis moodi. No ma pea osas ühe selle visuaali nagu presenteerisin, aga see on siis, kui aega vähe jääb, et siis on niisugune kriipsu juku pea. Et noh, ma arvan selleks hetkeks, kui see film, kui teie seda filmi vaatate, ehk kes iganes vaatab seda, siis selleks hetkeks on seal pea juba otsas ja tõenäoliselt on see juba seal Rotermanni kvartalis ilusti. Jah.
aga praeguse seisuga aastal 2023 30. detsembril meil pole seda vastust, kuidas me teeme selle. Jah, vaatame jooksvalt. Nagu ikka. No hei, käes 27. jaanuar 2024, laupäev, 10.20 on kell, sees toas on mõnusalt 20 kraadi, mõni nädal tagasi oli meil siin 14, väljas oli väga külm. Ja mis meil on siin nüüd siis? Hunnikkive. Hunnikkive, ja siin on meil tonnkive. Ja need kivid lähevad siis draakoni sisse ja... Täpsustades roosa purustatud marmor peaks olema. Ja need lähevad draakoni sisse. Mina praegu sorteerin terad sõkaldust, ehk siis ilusamad kivid ja koledamad kivid ja väiksemad kivid ja suuremad kivid. Sest et oleks lihtsam puslet. Kui paned puslet kokku, siis algul ikka sorteerid mingid tükid endale välja ja siis alles hakkad, kõigepealt paned ääred kokku ja paned mingid konkreetsed kohad kokku ja... Huvitav, et ma praegu siin vaatad kaamera peal, tunduvad need nagu tumedamad, aga... Võib-olla sellepärast, et see kaamera pilt on väiksem ka, aga... Ja need on... Roosakad, valged. Roosad, valged. No kui draakon valmis saab, siis te peate ikkagi ise tulema vaatama. Draakonit siis näete. Aga jah, siin on umbes tonn kive, mis on päris raske, need lähevad kõik draakoni sisse, lisaks peaks sinna veel minema see penoplast osaliselt täiteks. Et see on siis selline, ma ostsin vähe tugevama penoplasti, mis on selline, käib põranda alla. Et kedagi huvitab, mis on draakoni kõhus, siis peno. Ja siis on selline tore uudis, et lõpuks siin nüüd paar nädalat lihvisime ja keevitasime ja nüüd on kõik jupid nagu valmis ja värvitud ka. Et see on siis see alusraam, et siit saab siis tõstuki või roklaga alt sisse ja külje pealt ka. See siis mustaks värvitud siia peale, ma hakkan kohe tegema, läheb siis 15 veekindel vineer ja siis läheb siuke vaheraam, mille värv sai siis valitud more or less heledamate kivide järgi, aga ta ikkagi üsna valge näeb välja, kuigi tegelikult on siuke hele beež. Ja siis draakon on kuldne, et siin on need kehaosad, et selg, kael või see kaelaosa koos käppadega ja siis alumine raam on ka siin. Ja siin on need siis need kinnitused, need lähevad kõik sinna selle valge osa külge. Ja siis vahepeal mis ma veel siis, LED-i see süsteem sai valmis tehtud, et siin, pea on ka, ma näitan kohe peaga, alustasime tööd, aga jah, siin ühesõnaga sai tehtud. Draakoni sisse peaks minema siis selline programmeeritavate veekindlad sellised LED, no ütleme valguskett. Ja siis neid, jah, igat seda LED-i saab, kuna siis sees on väike siuke chip, ma ei tea, kas siin on näha või ei ole, ühesõnaga neid saab programmeerida erinevaid värve ja liikumisi tegema. Ja siin on neid siis 12 meetrit ja need on siis selliste veekindlate ühendustega, kuumitihendiga, et peaks seal vastu pidama. Ja siis siin selle karbi sees tegin siis, panin spetsiaalsed läbiviigud, et vesi siia sisse ei saaks ja see on mul praegu kinni, aga siin sees on toiteblokk ja LED-kontroller ja siis on kaabel ja siis kui paneme selle siin seina, siis saab siin teha igasuguseid asju, praegu mingi punane tulk. Ja siis hakkasime ka pead tegema, et 2 nädalat on jäänud, pea on siis sellises seisus praegu. Et kuna vahepeal käisid tükid värvimises, siis ma tegin eraldi sellise hoidja, mille külge see pea läheb nii kauaks, kuni nad meil värvis olid, siis ma sain teha neid asju ja siin, ütleme nii, et vaikselt võtab ilmet, et ma ei tea, kas on draakoni näoga. Kuskilt otsast vist on. Et plaan on siis teha, siia tulevad habe, siia tulevad vuntsid ja siis siia tulevad need sellised
ka selle Hiina draakonina sellised. Ma ei oska isegi öelda, mis asjad need siin on, aga ühesõnaga selline asi on siin ümber. Ja peale tulevad sarved ja läheb ka siis kuldseks. No võt, kuidas siis on, Kertu, mis tunne on ja mis prognoos on? No ma ei tea, ma nüüd ei saa aru, kas on sinu arvates on ilus kivi või koledine kivi. Sõltub. Panen selle sinna vahepeal. Jah. Kuidas tundub? Ja kuidas prognoos on, et kas 2 nädalat on jäänud? No praegu tundub isegi normaalselt ajaga. Jah, et neid ööpäevi on 14 tükki, et peaks jaguma. Ja 2 täis nädalavahetust täis pikka. Või noh, 4 nädalavahetuse päeva hommikust õhtuni nii-öelda. Ja, et ilmselt homme pühapäeva õhtuks saame targemad, kuidas see kivide ladumine meil läks. Et see on meil natuke selline sketši värk, mida me ei ole kunagi teinud. Et proovime siis, kas see idee, mis meil oli, et kas see päriselt töötab ka nii. Loodetavasti töötab. Siin ta on. Jälle uus päev. Draakon vaikselt valmib. Täna on meil siis 4. veebruar. Viimane nädalavahetus. Järgmine laupäev, ehk siis 6 päeva pärast on Draakoni avamispidu. Hiina uus aasta. No nii, Kertu, kuidas siis läheb? Ma ei mäleta, mis viimase selle video peal oli, aga... Jaa. Aga viimane, siit ka esimene osa täitmine kividega, et toin kive pluss natuke peale. Ma jah, kivide sorteerimist tegelikult rääkisin, et siia ettepool püüame siis ka ilusamad kivid panna, kui vahepeal on kõike, ma ei oska midagi rääkida praegu. Ja ühesõnaga sinna alla me panime täiteks veel peno, sükest tugevamat peno, mis käib põranda alla. Aga siia üles nüüd peno ei pane, siis me paneme telliskive natuke sinna sisse. Et siuksed tavalised silikad tellised. Aga jah, päris raske on see kivide ladumine ikkagi, et selle põhja ladumine võttis aega kas kuskil 14 tundi. Ja selle Kertu tegi eile terve päevaga. Eile olime vist kas mingi 8 või 9 tundi. Ja see ei saanud päris valmis, nii et noh, võiks eeldada, et nüüd täna selle kaelaga läheb ka päris pikalt. Mis see sinine asi siin sees on? See on see, et me peame need kive panema siit ülevalt sisse ja siis see on nii-öelda kividele nagu slaid, et paned siia sisse, siis ta veereb siia alla. Liumägi. Liumägi, jah. Ja ma leidsin siit tagant ja sunjame skeilide vahel, kus ma sain kive sisse kohe. Ja eile käis siis meil siin ka üks videomees, kes teeb sellise lühiklipi sellest Draakoni valmistamisest, mis läheb sotsiaalmeediasse. Kui meil õnnestub, siis me paneme selle siia video ka kuhugi, ma ei tea, kas lõppu või kuhu iganes. Et eks näis, mis saab. Ja siis mina olen siis aidanud siin Kertut ja olen teinud samal ajal siis ka seda pead edasi. Et selline ta on. Et eile tegin siis vuntsid ja habeme ja siis nädala sees tegin siis kogu selle ülejäänud asja. Tänane plaan on siis, mul on veel vaja siit natuke seda habeme esiotsa teha, lõpetada. Ja siis vist on tegelikult siit poolt kõik ja siis ma hakkan tegelema silmadega. Praegune plaan on siis selline, et ma ei tea, kas see töötab või ei tööta, aga ostsin sealt Rimist selle jäätise labida, et plaan on siis panna see kuidagi siia silmaks. Täpselt ei tea, kuidas on. Ja siis teisipäeva õhtuni on aega, et kolmapäeva varahommikul peaks see minema hiljemalt värvi. Täna on pühapäev, nii et päris palju on teha, et mul on vaja teha veel siia, ehk siis silmad, see peaosa, siis on vaja teha siia sarved ja siis siia vaja teha selline äär nagu siuke. Et palju on tehtud, aga palju on teha.
nii. Valmis saigi. Jah. Nagu niimoodi käis. Jah, niimoodi. Täna on 8. veebruar, 8. veebruar. Kell on 8:30 õhtul ja panime just pea külge viimased kivid ka ja nüüd võib 5 visata. Jah. Homme lähete siis Rotermanni ja loodetavasti jõuab elusalt kohale sinna või ühes tükis, siis et Rotermanni juures on teetööd. Ja seal on teed on üles kaevatud ja siis veoauto peab sealt väga auklikul tee peal sõitma ja siis kogu see asi ilmselt seal kastis kõigub. Ma vaikselt mõtlen, et äkki ma teen mingid tugevdused sinna külje peale. Ja ma olen täiega mures. Ja, et kindlasti tuleks ta kuidagi või ma ei tea, mingi koormarihmaga kuidagi kinni tõmmata või enda külge või midagi. Ühesõnaga, minge siis Rotermanni kindlasti vaatama seda ühel päeval, kui te linna peal jalutate ringi. Ja Kertu, mis sa tahaksid öelda siin nende kivipaneku lõpetuseks? Me käisime ju eile veel, tõime lisaks kive, et meil ei sellest 1 tonnist kividest puudu, siis me ossime 76 kilo. Ossime juurde ja aitäh Grillimaailmale. Oli Grillimaailm, jah? Tulid vastu ja tõstsid need kivid lattu sulama tõstukiga ja siis lubasid meil paremad kivid põhimõtteliselt sealt kotist välja otsida, et see nende poolt väga tore. Minule üllatuseks, see ei ole sponsortekst, aga ma ei tea, grilli inimesed, siis soovitan sinna minna, see on seal ilmajaama taga kuskil, otsige üles, seal oli päris põnevat grillimaterjali ja igasuguseid grillisegusi ja nii edasi. Äge koht. Aga jah, muidu. Aga muidu jah, see kivide panek, see on nagu pusle. Ma ei tea, mitu tükki siin võiks olla nüüd siis. Ja, aga ta on niisugune pusle, kus sul seda pilti ei ole ainult. Ja, pildi paned ise kokku. Ise mõtled välja, mis seal on. Nüüd tuleb see pilt teha ja siis järgmine kord on lihtsam juba. Ja. Et saab pildi järgi panna. Vot nii. Jah. Ma arvan, et peaga võib ka rahule jääda. Ja, pea sai väga ilus. Vitsid ja vurrud ja siin on tal kena vunts. Habe ja ilusad silmad. Säravad. Rimi jäätise kulbid. Jah. Pea väga ilus. Tegelikult on üleüldiselt on hästi. Võib rahule jääda. Jah. No jah, järgmised kaadrid siis ilmselt on juba homme koha pealt sealt Rotermannist ja praegu loeme siis selle õhtu momendil lõppenuks, et homme on ka päev. Ma tulen lehvitan siis. Tšau. Nii, täna on 14. veebruar, valentinipäev, head sõbrapäeva kõigile. Ja võtaks siis selle projekti lõpuks kokku, et sai nüüd draakon siia kohale toodud. Ja kõigile väga meeldis, meile ka meeldis. Ja ta sobib siia väga hästi ja siin natukese väikse lume all on ta veel nagu eriti tore. Nüüd nad siin jänesega koos, kahekesi. Täitsa tore vaatepilt. Et oli väga intensiivne projekt, väga palju tööd sai tehtud, aga lõpptulemus oli ka päris hea. Et aitäh kõigile, kes õla alla panid meie poolt.